Esimest korda ma tulin Linnahalli 80ndate keskel oma emaga. Mulle avaldas kohutavalt suurt mõju Linnahalli uste sulgumine, kui hakkas kontsert. Seal tuli heli, mis siiamaani kõlab kõrvus. Ma arvan, et kes sellel ajal käis kontserte vaatamas, siis see heli oligi põhiline, mille pärast sa sinna läksid. Tänapäeva kodukasutus seadmed on juba suhteliselt võrdväärsed profikasutusele. Mida rohkem profiaparaat on, seda koledam ta välja näeb. Disain on kodukasutuse jaoks kindlasti väga oluline ja nende toodete puhul, siin 3 puhul on kindlasti väga oluline disain. Selle toote puhul ei ole absoluutselt oluline disain, siin on lihtsalt oluline, et ta annab välja head heli ja ta on vastupidav ka välioludes. Selle konkreetse isendi pluss on kasutusmugavus ja heli edasiandmine suhteliselt hästi võrreldes nende seadmetega, mis on mõeldud ainult kodukasutuseks. Sellel on akud, sellel on võimalik ühendada iPad, iPhone taha, kus on vastav äpp olemas, et mängida lugusid. Pluss veel on kõige lahedam selle asja juures see, et sa saad selle ümber pöörata ja kasutada ainult Bluetooth seadmena. Ehk siis siin ei ole vaja midagi installida, siin ei ole nii-öelda eelnuputust, sa lihtsalt inglise keeles on selle kohta hea väljend plug and play. Selles mõttes on see huvitav aparaat, et kõige esimesena ma vaatasin selle peale ja mõtlesin, et et sellest küll midagi head loota ei ole. Aga see üllatus oli suur, kui juhe taha sai pandud ja sai kuulatud nii tantsumuusikat kui rocki, kui ma kuulasin isegi klassikat siit läbi, et mismoodi see kõlar siin põhimõtteliselt töötab ja see oli suhteliselt üllatav. Kui rääkida disainist, siis kindlasti võidab see aparaat minu silmis. Ka need on täitsa huvitavad, aga Denoni Heos näiteks mängis kõige paremat heli välja ja oli väga lihtne ühendada, aga nende väljanägemine oli kuskilt sealt, ma ei tea, 91. aastast. Et need on vaja kuskile toanurkadesse ära peita, aga sellest piisab, sest nendest tuleb väga-väga hea heli välja. Need konkreetsed isendid olid natuke nõrgemad kui Denon, aga mängivad samas jällegi 360 kraadi heli välja, mis on ka päris huvitav. Üksinda sellest ei piisa, sellel on vaja kohe kaasast, et saada mingisugunegi sound, ütleme, tuppa. Et köögi jaoks ta on liiga suur, elutoa jaoks on ta jällegi liiga väike, siis ta ilmselt vajab kas veel ühte juurde, ütleme, et kolmik oleks täitsa okei ja ütleme näiteks ka wooferit juurde, kui sa tahad ka näiteks bassi saada. Aga magamistoas see õigustab täiesti sellepärast, et see on ka öölambi eest väga äge. See ilmselt mõeldud kas rohkem raamaturiiuli peale või kööki külmkapi või aknalaua peale. Ütleks ma nii, et heli poole pealt on ta kõige nõrgem. Ainuke asi, mis siin minu meelest võidab, on disain. Ühendada äpiga, seda oli suht vaevaline. Läks vähemalt tund aega, et see asi ära ühendada. Et kellele piisab lihtsalt uudiseid kuulata ja kes sagedustel nii-öelda valjult infot saada, siis see on väga hea aparaat selle jaoks. Nagu oleks suur olümpia maratonivõistlus, ehk siis kõik võitlevad selle eest, et saada hind alla, disaini peale rõhku pöörata. Kallimad seadmed on need, kes pööravad rõhku ka heli peale. Et pigem tundub nii, et tihti peale alahinnatakse tarbijat, et tahetakse saada võimalikult hea tulemus hea disainiga, aga kes natukenegi helist midagi jagab, siis see ikkagi valib lõpuks selle, mis mängib hästi välja. Aga see turg on niivõrd lai, et selleks, et otsida endale see kõige õigem välja, siis selleks läheb ikka tegelikult päris kaua aega. Ja kui sa nüüd selle aja ära raiskad selle otsimise peale, siis selle aja peale on tulnud juba vähemalt 20 uut toodet välja. Et selles suhtes ma arvangi, et on optimaalne leida endale see
keskmine hea toode, sellepärast et mingil hetkel enam heli paremaks minna ei saa. Mina soovitaks alati jätta kõik nulli, et sul on heli tuleb sul lineaarselt läbi nii-öelda, et sa kuuled kõiki sagedusi võrdselt ja sa kuuled seda heli niimoodi, nagu see on helisalvestusstuudios tehtud ja kas ta seal plaadi peal või MP3-na või striimina või ükskõik mille pealt ta tuleb, et ta kõlaks võimalikult loomulikult. Need seadmed, mis mängiksid hästi igal pool, on ikkagi suhteliselt kallid. Ja siin ei ole midagi teha, kvaliteet maksab. See lihtsalt ongi asjade alus.